Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saatekülalisteks on Läänemaa kirikuõpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja nüüd räägime Lihula kirikust. Oleme siis sattunud Lihulasse, Lihula Elisabethi kirikusse. Ja ma alustaks seda jutuajamist vast sellest, et meie Lihula kirik on üks selline kirik, mis on suveperioodil iga päev hommikust õhtuni turistidele avatud. Et selles mõttes on siia hea, lihtne ja kindel alati tulla. Et paraku see on küll meie praostkonnas ka üks väheseid, mida nii palju lahti hoitakse. See kirikuhoone, kus me praegu oleme, ei ole Lihulas sugugi mitte esimene kirikuhoone. See kirikuhoone on tegelikult üsna uus, seal seina peal on tahvel, mis viitab selle kirikuhoone ehitamisaastatele. See oli 1876 alustati ja 78 lõpetati. Et kui mõelda tolleaegse tehnika ja tehnoloogia peale, et 2 aastaga tehti selline hoone valmis, et tänapäeva ehitajad, kas nad tänapäeva moodsate masinatega saakski sellise asjaga hakkama. Et siin kiriku hoovi peal seisis vana 13. sajandist pärit kirikuhoone, mille täpset ehitamise aega ei teatagi. On viidatud, et kuskil 1240, aga võis ka veidi varem olla. Et see vana kirik oli igal juhul meil üks vanemaid, mis meil siin Eestimaal ja Läänemaalgi on. Ja tähelepanuväärne on vast ka see, et see vana kirik oli ilmakaarte suhtes õieti, nii nagu vanad meistrid asjad paika panid, et kirik oli ida-lääne suunaline. Aga see kirik, kus me praegu oleme, see on üsna täpselt põhja-lõuna suunas, nii et altar on meil praegu põhjas. Sel ajal, kui seda kirikut ehitati, siis rohkem mõeldi linnaplaneeringu peale, sellest peale, kuidas ta tänavaga kokku sobib. Ja sellepärast meil ongi nüüd kõik asjad võib öelda valesti. Ja võib kõik meie hädad ajada selle kaela, et meil on kirik valepidi, et tegelikult võiks selle või peaks selle maha lammutama ja ehitama uue kiriku, mis oleks õiget pidi, nii nagu vana aja tarkused meile ütlesid, et altar peab olema ikkagi idas, mitte põhjas. See kirik ja kogudus meil tänasel päeval on küll järjepidevalt peale teist maailmasõda ja enne seda ka muidugi kogu aeg toiminud. Et siin ei ole sellist vahet ka Nõukogude okupatsiooni ajal jäänud, et oleks mingi paus sisse tekkinud. Ja kogu aeg on siin igal pühapäeval teenistusi peetud, et kui vahel paljudes kohtades väikestes maakogudustes on need teenistused 2 korda kuus ja mõnel pool võib-olla veelgi harvem, siis meie jaoks on see olnud siin läbi aegade selline rindejoon, et igal pühapäeval on need kiriku uksed lahti ja see on meil ka tõepoolest õnnestunud. Pühapäeval siis jumalateenistuseks, aga suvelsel ajal siis turistidele igal päeval. Mis siis veel? Eks see Lihula on olnud oluline kiriklik keskus ja oluline keskus läbi aegade, et kui 13. sajandil see esimene kirik siia tehti, siis ju vähemalt niimoodi öeldakse, et see tehti Eestimaa esimeseks pealinnaks. Siin oli Läänesaare piiskopkonna keskus ja mingil hetkel oli Lihulas samal ajal toimimas lausa 6 kirikut ja 2 kloostrit. Ja see, mis siin selle kiriku kõrval siis asetses, oli üks nendest. Et piiskopilinnuses oli kirik, kloostrites oli kirik ja siis veelgi Johannese kabel oli kusagil, mille asupaika päris täpselt ei teatagi. Ja võib küll öelda, et selline usuelu on üsna aktiivne Lihulas ka tänasel päeval, et meil on peale meie koguduse on Lihulas toimimas veel baptisti palvemaja on meil, on Nelipühi kirik ja on Jehova tunnistajate kuningriigi saal. Ja ühel hetkel ma mäletan, et kui ma läksin kolmapäeva õhtul enda piiblitunnist kodu poole,
siis samal ajal kolmapäeva õhtul tuled põlesid ka nende teiste majade akendes ja uuriti kolmapäeva õhtul piiblit päris mitmes kohas siin Lihulas. Ja oleme ka aastaid nende teiste konfessioonidega sellist toredat koostööd teinud. Et mitte päris kõigiga, aga need, kes Jehoova tunnistajatega me ei ole koostööd teinud, aga baptistide ja nelipühilastega küll. Kogudus meil siin väga suur ei ole, see on alati selline küsimus, et kuidas, millega mõõta, et tihtipeale mõni võõras inimene või turist tuleb, siis on selline tore küsimus ikka, mida kirikuõpetaja käest küsida, et kui suur teie kogudus on. Siis ma olen ikka vastu küsinud, et milline mõõdupuu sul oleks, et mille järgi me seda mõõdame. Et mina olen küll selle seisukohal, et kõik see kogukond, kes meil siin on, et see kõik on see kogudus. Et neid pühapäevasid kirikus käijaid meil selline tavateenistustel selline 10 on natuke siia-sinnapoole. Aga muidugi suvised üritused, kontserdid ja jõuluaeg ja need toovad muidugi palju rahvast kirikusse. Siin selles kirikus meil on siis osad asjad, mis on vanast kirikust pärit, on kantsli skulptuurid, mis on Akkermanni töökojast pärit, mis on meie kiriku sellises ajalooliste esemete hulgast kõige väärtuslikumad. Ja siis on ka orel, on pärit veel vanast kirikust ja üks lae lühtritest. Et need on sellised asjad, mis said siia kirikusse toodud vanast kirikust. Need ei ole muidugi 13. sajandist ükski, aga siiski. Need on sellised asjad, mis vanast kirikust toodi. Ja selle oreliga on veel selline lugu, et see orel on üsna pisik ja ta on, kui seda paika seal üleval vaadata, siis ta on selline sobimatult väike. Aga kiriku ehitamise juures sai raha otsa ja siis mõeldi, et paneme ajutiselt mingiks ajaks selle väikese oreli siia vana. Et tulevad paremad ajad, siis paneme suure korraliku sobiva oreli siia. Aga see näitab ka seda, et elus tihtipeale ajutised asjad ongi need kõige püsivamad. Ja üks selline asi, mis ikka ka inimeste tähelepanu tõmbab, on meil siin vahetult kiriku ees paiknev punaste aegade monument. Seda on küll mõned vaprad mehed ikkagi mingitel hetkedel tahtnud ka sealt ära võtta, aga sinna on ka tõepoolest inimesed maetud. Et sinna ei ole küll mingisuguseid sõjakangelasi maetud, nii nagu vahel tahetakse viidata. See lugu oli selline, et siin samas kiriku kõrval oli Saksa ajal, okupatsiooni ajal politsei arestimaja. Ja seal olid kohalikud sulid, olid seal politsei arestimajas, sellised punast värvi sulid, olid seal arestimajas keldris kinni ja venelaste lennuk viskas sellele arestimajale kogemata pommi ja siis need seal samas keldris otsa said ja siis nemad siia maeti. Nende inimeste nimed on ka päris täpselt teada, kes need olid ja kindlasti on ka kusagil see kirjas, miks nad seal arestimaja keldris just parasjagu olid. Et on viidatud sellele, et mõis on meil kuidagi palju kõrgemal geograafiliselt kui kirik, aga seal mõisa taga, mõisaga ühel kõrgusel või veel kõrgemal pisut, on piiskopilinnuse varemed ja seal piiskoplinnuses oli ka kirik. Et arvatakse, et see kirikuhoone, mis siin on, see on selline üks teoreetiline võimalus, et see ehitati selle koha peale, kuhu maeti Rootsi sõjavägi, kes 8. augustil 1220 siin Lihulal hukka sai. Et seda on küll ka ennem viidatud, et see eriti vanal ajal, 13. sajandil oli juba üsna selline soine ja madal ala, et miks siia üldse kirik ehitati. Aga jah, meil tulebki nüüd augustikuus sel aastal suur juubel, 800 aastat sellest, kuidas läänlased ja saarlased üheskoos purustasid rootslaste väe. Et sellest on seal ka Mõisamäel on
mälestuskivi paigas ja me teeme siin suure ajalookonverentsi ja jumalateenistuse koostöös rootslastega selle sündmuse meenutamiseks. Et Lihulas on siis aja jooksul olnud 2 kloostrit, et on olnud tsistertslaste klooster, sellest on rohkem ja täpsemalt teada, see paiknes siin kiriku ja mõisa vahel, üsna siin lähedal, ja selle müürid on ka arheoloogid, ajaloolased üles leidnud. Siis oli siin Lihulas veel frantsiskaani klooster, sellest nüüd nii täpselt isegi ei ole teada, kus kohas ta oli, seal on selline 100-meetrine lõtk, et kus kohas ta täpselt paiknes, aga see oli meie kirikust, ütleme, umbes kilomeeter maad lõuna pool mööda Peatänavat minna. Ja sealt on leitud küll üks surnuaed, mis tänapäeval enam kasutusel ei ole, ja arvatakse, et seal selle leitud surnuaia juures tõenäoliselt võis olla see frantsiskaani klooster.